pani seal ju igati efektiivse tagurpidi salto ka ja võiks siin igastahes ülekande vaatajatele kindlasti meelde jäänud olla, aga trikiga mööda tuli ja vaatame ära nüüd siin 9 meetri peal seda palli korrekt lükatakse ka, sealt on nüüd ikkagi väga suur oht näppu lõigata, aga hetkel jäi see pall pisut nii-öelda maha sealt kui Ameerika korvpalliliigast, NBA-st on sellised playbookid maailma, kus kogu vaatab selle olukorra ära ja sealt Poskin peab supertõrje tegema, 3 minutit nii-öelda kõrge tempoga endast maksimumi anda ja seejärel ega ilmselt on ikkagi kops koos ka. Vaatame ära, siit nüüd kehv eksimus ja siit on esimene olemas ja siit saab Norra kätte. Ei kulunud palju aega, värske nelika ühendas sealt sedavõrd hästi selle olukorra ära, et Ole Lökken saab siit tabamuse kirja, numbriks temal särgil 3 ja ütleme nii, et ilmselt on see mees ka oma karjääri jooksul pidanud keerukamaid tabamusi vormistama hetkel. Korralikult selline täismaja täis pandud oli, sealt nüüd kombinatsioon, mängitakse välja ja mängitakse korralikult, aga hetkel Aer toob välja ja nüüd ikkagi Eesti koondise mäng ka pisut seal lõputeravalt pisut teravaks muutunud, aga ei ole siin kaugel, et Norra võiks ikka väga. Pall paremal äärele, Männi üritab, aga läbi mehe ei minda. Norra mees seisab seal nagu sein ees, tuleb korralik löök ka, aga Posken seisab ees ja vastab siis seinaga olemise ja pikem pall ette poole. Mängumees just kes juba siiski mitte. Vaatame selle olukorra ära ja siis korrigeerime ka selle vea ära ja siit tuleb teine ja nüüd on pahandus majas. Moen saab selle tabamuse siin täna kätte, tema jaoks tänase kohtumise esimene. Õnnestus ka eilses kohtumises skoori teha, aga hetkel siin tundub, et Eesti koondis ikkagi selliseks asjaks valmis ei ole. Ja tuleb siit ka timeout ära, et ikkagi sinna poole teeld oli. Mängitakse korralikult löögi peale, ei ole kaugel, aga selgelt lahenduste liidrit väljakul hetkel Vnukovi suunas need pallid pole kohale jõudnud, et seda on raske ja keeruline seda liidrirolli võtta, aga siin nüüd samal ajal ei ole Norra üldse kaugel kolmandast. Posken toob 2 korda välja ja pannakse see võrk saisema. Norra vasakut äärpidi, võetakse keskele ja võetakse sedasi, et siin mängumehad saadavad ainult pilguga seda palli. Väga hästi liigub ja Poskin nüüd toob välja. Enlid tõi palli ette poole, Norrakate rünnak nüüd on jooksma saanud, et seal kui alguses tundus, et on ikkagi väga selline sirgjooneline mäng, siis nüüd mängitakse korralikult siin Eesti koondise kaitseliin korraks ribadeks, aga lenne ka rünnata. Stüff võitleb korralikult ja hetkel siin Norrakale palli jala peale, aga siis Norra mängijad juba kiiret ja kõrgelt peal. Nüüd kehv eksimus ja kolmas lähedal, pall käib postis ära ka, aga hetkel suudab säilitada, aga hetkel need pikemad pallid ette pole püsima jäänud ja nüüd magatakse ka see kaitseolukord maha. Kombineeritakse sedavõrd hästi, et tegelikult oli värav juba korraks kõhus, aga nüüd tuleb tegeleda juba kiire vastutulemusega. Juttu sellest, et ehk on kohtunikud lihtsalt tabloo. Vaatame selle olukorra ära, tuleb Poskini peale löök ka ja nüüd siin Norrakatel võimalus tekkimas ja pall ikka püsib, lõppude lõpuks tuleb sealt ette poiste löök ka. Ökland mängitakse täiesti isolatsiooni, siia vasakule äärele saab 1-1 võtta Poskinile otse kätte. 20,6 sekundit. Ühe rünnaku jõuab sellega teha, aga kuna pall on Norrakate käest, siis hetkel tundub, et see viimane rünnak tänases kohtumise jääb ikkagi Norrakatele, tuleb see siit 1-1. Saalikoondised esimene poolega lõppes sedasi, et Norrakad 0-2 eduseisus, vaatame selle olukorra ära ja siit juba tulla kuidagi usaldama ei peaks. Vaatame selle olukorra ära siit nüüd. Norrakad saavad üles ehitama hakata, ehitatakse selle väga terava number 2 Öklandi peale ja ära kattis.
sama mängumees nüüd palliga, Oltre otsib hästi sealt liinida. Eesti koondisel senimaani värava arve avamata. Stüüf keevitab sealt korralikult löögi peale ka ja see, et kella pealt ära kulutatud 1-2 sekundit ja võimalus uuesti panna nüüd väga vabalt ja Stüüf võtab siin korraks juba endal ka peast kinni. Ajalises mõttes kulunud on siis. Saame näha, mänguseisakat pole väga olnud ja see Boškin oli väga lähedal, et oleks ta sealt üle mängitud. Nüüd on võimalik rünnakut taas alustada. Pall nüüd Eesti käes. Öökland võtab selle palli ise vahelt ära ja jätab kõrvale. See liikudes pallile lihtsalt jalga vastu. Aga vaatame. Lendava väravaiga on Eesti koondise mängus jällegi usk olemas ja siit tuleb ära. Eesti saab kätte, kui kella peal jääb 8 minutit veel mängida ja värava autoriks ei keegi muu kui Roman Baskov. No siin on nüüd usku, tribüün tõmmatakse ka käima ja lõppude lõpuks tuleb ka sealt Eesti, nii et siin on veel usku ja nüüd tuleb lihtsalt vaadata, et see mäng. Nukov hetkel säilitab hästi, nüüd on tegelikult ülekaal olemas, siit tuleks leida lahendus. Savi Kink ja läheb ajalugu tegema, aga hetkel jääb tulemata. Ruubel sealt üks ühele võtma ei hakka, ilmselt ei ole ka vaja. Kehv pallikaatus tühja värava suunas ja pall läheb posti. Viimased 3 minutit tänasest kootlused hakkavad tiksuma ja löögi peale ta on ikka lahti. Savi Kink tõstab palli latti ja hetkel ei tule. Nukov, Männi. Jaha, paneb sealt korraliku maski. Savi Kink löögi peale ja tuleb. Savi Kink, mis ennem jäi tegemata, pannakse nüüd võrku ära ja mees ütleb, et kui ei saa ühtemoodi kangelaseks, saab teistmoodi. Minut 44 minna lõpuni ja Eesti on jõudnud viigini 2-2. No siin on usku ja ma millegi pärast ikkagi julgen uskuda, et seda lendavat väravavahti veel kuhugi mänguplaanist ära ei kustutata. Valge müürblokki on läinud ja paneb konkreetselt selle palli müüri. Norrakatele jääb suure tõenäosusega tänase kohtumise viimane pall, sõltub sellest, siiski mitte. Boškini käes pall, väravaid vahetavad palli ära ja sellele ajal lastakse nulli tiksuda. Eesti koondis võtab raske, aga teenitud viigi välja ja lõppude lõpuks, kui toodi lendav väravat mängu, siis leiti üles ka oma võimalused värava autoriteks Roman Baskov ja Lehar Savi Kink, kes Eestile siin ka